Tere kuulama muusikanõunike podcasti Delfi meediamaja keldris järjekordselt on muusikanõunikud Siim Nestor ja Merit Maarits. Kuidas see paus meeldis? Kantis ilusti. Ja loomulikult meil on ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Ühtlasi täname ka meie toetajaid Konvers Eestit ja muusikalinn Tallinn. Siim, kuna me salvestame saadet pikalt ette, siis mingitest uudistest meil seoses muusikamaailmaga vist ei ole paslik rääkida. Või? Võin rääkida ühest turundussuundumusest, turundustrendist, mis on mulle silma jäänud ja mis on võib-olla kentsakas. Ja võib-olla kasutatakse seda ka saia- ja leivatööstuses ja alkoholitööstuses, ma ei tea, aga Eesti kontserditurul on tekkinud mingi selline komme, et need ürituste korraldajad on hakanud tegema selliseid asju sotsiaalmeedias või ka oma nendes mailing listides, et arvake ära, kes meile esinema tuleb järgmisel aastal või arvake ära, kelle me järgmisel nädalal välja kuulutame, sa oled märganud? Mina ei ole näiteks, kas see absoluutne lollus? No sihukest asja tehakse. Järgmisel suvel või maikuus tuleb, siis pannakse mingi võib-olla selle artisti logost mingi pisike tükike, võib-olla ei panda mitte midagi, siis inimesed nagu engageivad, kuidas ütle eesti keeles engage, saavad kaasatuks sellesse nagu, no see iseenesest on see ju selles mõttes kasulik, et siis võib-olla sul läheb see pisut viraalseks see info, et keegi suur hakkab tulema. Ja sa kujutad ette, et need inimesed õhtuti saavad seal kohvikus kokku, joovad konjakit ja arutavad, kui kuule, et sellel korral mingi üritus on tulev. Jaa, huvitav, kes see siis on? No, saad aru, kõik nii räägivad. Kes see on? Kes see niimoodi? Nii, olgu, aga seal siis inimesed hakkavad sinna alla vastused panema, pakkuma. Siis sa saad võib-olla mingit nii-öelda 30 vastaja pealt turu-uuringut teha, et keda nad siis tegelikult näha tahavad. Ma seda just mõtlesin, et sellepärast nad seda teevad. Nii, ja siis on ka äkki nagu selline, mul on tunne, et natukene inimestele see asi maailmas meeldivad ka mingid suurte artistide fännid, nad kogu aeg nagu jälgivad oma suurte lemmikute tegemisi ja ilmselt ka mingid rahvusvahelisi neid boorde ja foorumeid, kus käivad kõlakad, et see tüüp tuleb äkki järgmine aasta kokku ja läheb maailma turneerle ja siis selle pealt nagu arvatakse, et äkki nüüd tõesti siis ma ei tea U2 või Susi Quattro. Ja, kes käis eelmine suvi kuskil Kohtla-Järvel? Ei, minu arust nad käisid kusagil Mustamäel esinenud. Võimalik, jah. Sa vist elasid Mustamäel, eks ju? Natuke aega. Aga põhimõtteliselt võib jah, kõik arvake ära, mis plaat järgmine nädal ilmub. See on nats tobe, aga seda tehakse aina rohkem ja rohkem ma näen. Merit, arve ära, mis ma küsin sult. Kas ma midagi kuulanud olen või? Jah. Ei, mul oli just nii tegus. Siim, arve ära, mida Merit on kuulanud vahepeal. Aga tegelikult huvitav kuulata, jah? Mis sa arvad, mis ma kuulasin? Asi on selles, et mul on praegu ajus selle koha peal, kus on kirjutatud, mis sel nädalal on ilmunud, selle koha peal praegu tühi auk. Kui mul see nimekiri oleks ees, siis ma arvan, et ma arvan eelmises saates me rääkisime Rosalia homme ilmuvast albumist, aga nüüd kui see läheb eetrisse, siis on see juba ammu väljas. Sa ootad seda plaati? Jaa, sest ma just sattusin täna huvitavale, üks muusikaägranik, kes sotsiaalmeedias teeb selliseid pikemaid klippe muusika analüütilisi, siis ta tegi intervjuu ka Rosaliaga ja siis rääkisid pikalt selle tehisaru tuli ka teemaks, et Rosalia nagu üks eesmärki selle albumiga oli teha see võimalikult, et see oleks võimalikult
human või siis võimalikult et sa tunneks ära, et selle taga on inimene ja seal oli see muusikaajakirjanik sellega seoses huvitava mõtte tõi välja, et tehisaruga muusikas võitlemiseks me peame minema mõnes mõttes nagu arengus tagasi ja ta tegi prognoosi, et klassikaline muusika muutub selle võrra kuidagi olulisemaks või siis kesksemaks. Sellepärast see lugu kõigile meeldibki, okei. Aga ma olin üllatanud, et seal klipis olid natuke kuulda selle uue albumi lugusid, need olid tõesti nii orkestraalsed ja seal oli tõesti väga palju inimesi kaasatud, et võrreldes sellega, mis ma tema varasemast loomingust tean, mis on ka meeldinud. Nii, et ta natuke nagu protesteerib selle tehisaru vastu või? Jaa, aga see läheb just, ma eelmine nädal, siis üle-eelmine nädal selle saate eetrisse mineku mõttes kirjutasin ka ise, et kuidas tehisaru võiks mõjutada seda, kuidas inimesed muusikat teevad ja mul oli seal 2 asja, et ühelt poolt see tõesti ilmselt paneb inimesi kastist välja mõtlema, et samamoodi võib-olla nagu siis, kui tulid süntesaatorid ja inimestele tundus, et päris muusika on surnud, et hakkasid mõtlema uutes kategooriates ja registrites ja teine asi oli see, et kui meil kõik on nii algoritmi pärastatud ja kuidagi automaatne, et sul on need voogedastusteenuste bossid, kes loodavad, et lõpuks kuulaja ongi see, kes oma peaga ei mõtle, vaid lihtsalt mugavalt kuulab seda, mis talle ette antakse sealt äpist, Spotify'st või Apple Musicust, mida keegi kasutab, et see mulle tundub, et viib tagasi sinna, kus ma ei tea, kriitik ja see kuraator või see muusikafanaatik, kellel on mingisugune kelle arvamusel on mingisugune jõud, et see muutub jälle oluliseks, nagu ta oli siin 10-15 aastat tagasi, kui arvustused veel lugesid midagi, et äkki see viib sinna aega tagasi, kus jälle on mõtet kirjutada ja arvata. Ma olen muidugi selle ohver. Ma siin eelmise nädala saates panin 1 aasta vana plaadi peale, sest mul oli meeletult kiire ja vastu, wow! Tyler, the Creatoril on uus plaat ja panin sealt kiiruga, valisin kõige huvitavama loo enda arust ja siis selgus, et see oli juba aasta aega tagasi ilmunud plaat. Vaatasin natuke ümbrust sama, aga mõtlesin, ta niikuinii kogu aeg ühtemoodi viimasel ajal. Kas me ei rääkinud sellest albumist põhjalikumalt? See näitab veelgi rohkem, kuidas tegelikult on see AI või ole, inimene on ikka loll. Aga see, kui Rosalia selle... Rosalia. 2 täiesti erinevat asja. Rosalia, siis selle oma London Sinfonietaga koos salvestatud plaadiga. London. Üritab siis nagu teha võimalikult inimese puudutusega tehtud muusikat võidelda selle tehismasina tehtud muusika vastu, siis vaata Kraftwerkil ilmus aastal 1986 album on ju korralik, nad oleks võinud selle teha akustiliste kitarridega ja rääkida juurde, et kõik kasutavad neid süntesaatoreid ja trummimasinaid, et üldse inimlikku puudutust enam ei ole. Kusjuures ma mõtlen samamoodi, et see on nüüd üle pikka aja üks asi, mille vastu nagu muusikud protesteerivad. Protesteerisid ju ka, tulid süntesaatorid oldi selle vastu, ma kujutan ette süntesaatorid mitte süntisaatorid. Thanksi. Siis mäletan, Bob Dylan hakkas elektrigitarri mängima, kuidas folgirahvas oli tagajalgadel, nad sülitasid põhimõtteliselt selle oma iidoli peale. Ja see on alati räpparid hakkasid laulmise asemel rääkima lugudes. Jah. Vihastas inimesi välja. Ei, minu arust räpparid nüüd laulavad pigem, see on... Aga see ei ole iseenesest nagu nii radikaalne muutus, aga üle pika aja on midagi, mille vastu siis ka kõik on. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Margus Varusk plaadifirmast Kurvad uudised. See tehisaru teema, pakun, et teie moodsa plaadifirmana puutute sellega kokku ka, eks ole? Ma ei tea, ikka puutume, jah. Meil on näiteks üks artist nagu Florian Vaal. Et päris palju puutume.
aga hea küll, üks artist kasutab lugude tegemiseks, aga ütleme, plaadifirma tööks on seda ju võimalik ka ära kasutada, eks ole, neid meediaklipikesi, neid lased ikka AI-l teha või vorbite ise nagu vanainimesed? Neid teeme ise. Nagu vanainimesed? Jah, nagu suht vanainimesed oleme kõik, jah. Me võib-olla loeme aega, et mingid lepinguid läbi. Aga seda võib... no täpselt, et leia üles need kohad, mis on valesti. Leia üles vead. Jah. Lahe, te olete üsna vähe tegelikult ju siin areenil olnud, aga kohe põmdi liidriks. Ega vist teil naljalt konkurenti praegu ei ole. No ikka on, aga või tegelikult vasta sina? Ma ei tea, ei ole. Ei no hetkel, eks ikka on, mis nurga alt vaatad, aga kui meie nurga alt vaatad, siis ei ole. Ja, et ütleme nii-öelda sõltumatud, te olete ikkagi indie label selles mõttes, et ei ole... Või kes teid levitab? Meid digis levitab Playground Music. Okei, see on ju ka sõltumatu, eks. Või Playground Music on, kelle oma see on? Playground Music on ka isiklikult minu leivaandja praegu. Jaa, Aga Playground Music on tegelikult Rootsi ettevõte. Ja, nagu... Siis on nagu... Rootsist tuleb meil igasugused ettevõtted, eks ole. Ja Spotify. Aga Playground on nagu Põhjamaade suurim indie levitaja, siis kõige lihtsamalt öeldes. Aga kuidas, kaua on Kurvad uudised tegutsenud? 3 aastat? Või midagi sellist? Peaaegu 3. Okay, me olime esimene pool aastat, me lihtsalt elasime teadmisega, et meil on see plaadifirma. Ja siis me tegime kõik koos Boy Pepperonile albumit. Siis vahepeal lasime välja mõne Tiidu ja Teedu loo ka ja... Aga siis järsku läks andmiseks, jah. Nüüd nagu võtabki vist enamus tööpäevas Kurvad uudised ära. Ja kuidas teil on läinud selles mõttes, et kas on kõik õigesti tehtud või on midagi nagu... Me teeme kogu aeg midagi valesti. Teil muidugi see attitude, mina saan ka need teie... See attitude on juba vale. Ja, see on ka iseenesest õige, ma ei tea, kas õige, aga tähelepanek, jah, et teie need pressiteated, need on kõik väga õhku täis. Sellised... Ja meedias ei ole nendega midagi teha, kui sa toimetajana seal lauad. Aga siis me annamegi toimetajatele tööd. Jaa, AI-le. Ei, aga selles mõttes ma saan aru, et läheb hästi. Artist, kuidas on... uute nimede peale tulemisega, vaata Eesti on ikkagi nii paganama väike koht, et no... Ei no uusi nimesi tuleb kogu aeg peale lihtsalt. Tõesti tuleb. Küsimus on lihtsalt selles, et kas sa leiad need üles, kes nagu jäävad ka, et neid ühe liblikaid on ju kogu aeg. Aga... Kes teie viimane signing on? Teete üldse lepinguid või? Jaa. Teete, jah? Maria Kallastu oli viimane. Maria, pärast mõtlen, kuidas mis järjekorras me neid signed oleme. Võib-olla tõesti viimane dokument, mis on kirjutatud, oligi Maria Kallastu. Aga jah, siin on Lottei ja igast naljakaid tegelasi meil juurde tulnud. Et selles mõttes seda muret ei ole, et uut talenti tule peale? Jaa, ja meil on nagu luksus võib-olla valida ka, keda võtta ja keda mitte. Mis teie need kriteeriumid on? No kui meile üldse meeldi, siis me ei taha. Ja siis teine kriteerium on see, et kas me tahame selle inimesega koos koosolekul olla, kelle me sainime. Päriselt? Jah. No aga... Seda on teised plaadifirma omanikud ka maininud. Ma olen aru saanud, et vähemalt sina oled ju professionaal. See ei ole professionaalne. Ma olin. See once a professional, always professional, pakun mina. Ega ma toon seda sinna sisse, aga no ütleme niimoodi, et kui me räägime Kurvad uudised labeli kontekstis, siis me võime niimoodi, see on meie plaadifirma. Me ei tööta iseenda alluvuses. Teil palgatöölisi on? Üks on. Okei. No ja selle ühel on vaja ka maksta palka ja nii edasi, et siis ongi see, et päris lihtsalt oma sõpru sinna ei kutsu, eks ju. Et sõpradega palka ei maksa. Ei, sõbrad võtame kõik oma labeli alla. Ja sõltub siis sellisel juhul, eks ju, tulebki sõpru valida, et võib-olla alustame sealt lae. Alustame Siimust. Ja tal on ju lausa laulja nimi olemas ju, Singo. Singo. Ja millal tuleb Singo album? Meie plaadifirmas ei pea oskama laulda, nii et... Mida peab oskama teha? Nii. Teie plaadifirmas? Meile meeldida.
nii. Issand jumal, see, aga no jah, siin on igasugune see, ja ei, ma ei lähe seda teed. Ei, mine. Ei, ma mõtlen just see, et kari mehi istub koos ja mis nende meestele ikka, see seksismi teema, et peab meeldima, siis ongi teil on meeste firma, kus ainult naisartistid. You know what I'm saying? Meil on mõni poiss ka ikka. Ja küll, aga mis järgmisena tulemas on? Mis meil siin järgmisena tuleb? Ma ei tea, kui Poip jõuab Berliinist tagasi, siis äkki tuleb midagi veel Triivu Pastal ja Germo Murelil, aga meil on kindlasti tulemas Maria Kallastu album. Kes seda teeb? Ta teeb seda koos Tirmaste ja Boy Pepperoniga. Okay. Ja siis Ann-Marleen tahab järgmine aasta albumit. Tõenäoliselt äkki jõuab ka Germo Murel sinna. Kas see Taavi Peetri album tuleb ka teie alt? Minu teada mitte. Ma võin Hürri käest küsida muidugi. Ega ma ka kõik ei tea, mis seal firmas toimub. Okay. Kuidas sulle Eesti popmuusika seis üldse aastal 2025 siin novembrikuus paistab? See on või loll küsimus ja selle saab alati veel lollimalt vastata. Ma ei tea, mis... Aga miks see loll küsimus? Ma ei tea, nagu... Üks ta puhanud. Selles mõttes, et kui sa oleks vaadanud Eesti popmuusika peale aastal 2020, oleks ta pilt üks olnud ja aastal võtame mis iganes, 20 aastat tagasi, 30 aastat tagasi, pilt oli ka hoopis teine. Ei, no praegu on palju, 20 aastat tagasi on kindlasti palju huvitavam. Oli, jah? Ei, praegu on huvitavam. Okei, jah. No minu arust ka. Et 20 aastat tagasi oli ikkagi päris igav see asi. Aga sa oled nagu plaadifirmades siiski töödanud ju pool elu varsti, või? Kui ma siin enne siia tulekut, ma arvasin, et sa küsid seda. Mis ma sain? Varsti on 30. No võt. Mis kõige suurem muutus on olnud? Seda küsimust ma eeldan, et sa eeldasid ka, et ma küsin. No ma läksin sinna businessisse, kui müüdi kassette. Päris palju on vahepeal muutunud. Äkki just see formaadi muutus on, aga ütleme... No formaadi muutus ja tegelikult ka infoajastu peale tulemine üleüldiselt on see kõige suurem muutus, et võib-olla artistid ei vajagi nii palju enam labeli abi, kui nad varem vajasid, sest et label tagas sulle ligipääsu stuudiotesse, produtsentidele, raadiotesse, mis oli kõige olulisem. Ja me oleme tänases päevas, kus raadio ei ole enam nii oluline. Et sa võid saada superstaariks ka ilma selleta, et sind raadiod ei mängi. Milleks üldse artistile tänapäeval labelit vaja on? Muidugi on artiste, kes saavad kõigega ise hakkama, aga lõppkokkuvõttes sõltub ju inimesest, et mida suuremaks sa artistina kasvad, seda rohkem on sul vaja teha erinevaid asju ja erinevate asjadega hakkama saada. Sul on nagu sellist tugiisikut vaja ja ka investorina on plaadifirmadel endiselt jah, nagu põhimõtteliselt lähed, võtad pangalaenu. Aga see on huvitav, et raadio ei ole enam ei, mitte, et ma nüüd teen raadio täitsa maha, aga ta ei oma enam nii olulist rolli, et et selles mõttes, jah, et sul oli varasemalt isegi nišiartistidel oli raadio oluline, et sa jõuaks oma kuulajani. Siis tänasel päeval see ei ole enam nii tähtis. Aga füüsiline plaat on, kas see on lihtsalt edevuse asi tänapäeval? Pigem edevuse asi. Aga ütleme, väikestel indie-labelitel see on kindlasti väga oluline, et see on ikkagi ütleme niimoodi, teeme lihtsa matemaatika, kui sa toodad 300 plaati, siis sa müüd näiteks 250 maha, sa võid öelda, et sul on projekt juba kasumis. Aga kui sa paned need ainult digisse ülesse, siis sa ootad 2-3 aastat, et sa nulli jõuaksid. Aga muidugi, mida suurem on artist, seda rohkem sa müüd plaate, seda rohkem sa müüd merchandise'i, seda kallimad on su kontserdid. Merch on... oluline, eks ole? Jaa, no siin jälle sõltub artistist, siin on mõne artisti puhul müüb plaat rohkem, siin me räägime mingist traditsioonilisest bändist näiteks või nii, aga kui me võtame näiteks meie labelist Triibu Pasta, siis me ei suudaks elu sees nii palju plaate müüa, kui nende särke müüa.
et see on ikka kordades rohkem, on see ja merch. see sõltub nagu artistist, mida sorti merch nii-öelda müüb. Nojah, sellest... Sest, et vinüül on ju kõik merch tänapäeval ju. Pigem see on kõik merch, jah. Et ta ei ole lihtsalt see nii-öelda põhiprodukt, vaid et pigem selline kõrvalprodukt. No ja triibupastast rääkisime, siis me tootsime ju triibupastale ka vinüüli. Aga see oli merch selles mõttes, et see tegelikult oli õlleavaja see vinüül. Sa saad reaalselt sellega õllepudeli avada. Müüs ka või? Jaa, meil on 10 tükki järgi seda muidu. Tõsi, jah. Ja see on nooruke publik ju, et ega nemad ju väga isegi ei jõua. Seda ostsid ka vanad melomaanid, sellepärast, et see oli esimene vinüül maailmas, millega sai õllepudelit avada. Tõsi, jah. Siis tuleb selline kimik lihtsalt alati sinna juurde mõelda ja siis ostavad ka vanad peerud. Ise disainisite selle? Jaa. Jaa, kõva. Arendus otse majas ka. Jaa, meil on kõik nagu in-house. Me võtame ainult siis mingi hanke sisse, kui meil pole endal aega. Kas see põhibänd, kes on teil, kelle liikmed või liige vähemalt, kes teil on ka seal firmas? 2 liiget. 2 liiget. Ei, meil on päris mitme bändi liikmeid. Jaa, aga ma mõtlen seda, ma räägin 5 miinusest praegu, et kas ma nägin õige, nemad ei ole teie all? No... Oota, ma ei tea. Mõned lepingud on tegemisel. Okei. Aga nad olid Universal, eks ju? Mingis mõttes on siiamaani. Okei. Ja mis? Okei. Ma lihtsalt nägin, et nad annavad järgmisel aastal ainult 1 kontserdi. Ei, nad annavad järgmise aasta suvel 1 kontserdi. Okei. Neil läheb lihtsalt siis vastavalt nii hästi, et eriti esinema ei pea, üldiselt nagu artistid esinevad nagu kogu aeg, et saaks ikka leiva lauale. Ja... Nad on vahepeal siin seksinud, nad saavad lapsi ja siis nad vist rohkem nagu perega aega vaja ja siis nad... Meil käis siin eelmine saade just üks artist, kes ka seksis ja tegi bändi samal ajal. Ütles, et lõppes halvasti. Kuigi sai hakkama. Kuule järele huvitav saade oli, meil oli Sandra Sillamaa. Ja Sillamaa oli, jah. Oleks äärepealt jälle tuli Jõgeva. Ma ei tea, miks, aga... Sandra Sillamaa seksis või? Ta seksis, jah, ja ta sai lapse, kujutad see ette, ja siis ta läks kohe esinema. Täitsa selle lapsega? Laps oli tal kaasas ja siis ta käis veel Jaapanis esines ja laps oli kaasas, jube raske oli. Ja ma saan täiesti aru, nii et need 5 minut ja kahetseb tegelikult, et ei olnud mõtet ennast niimoodi ribadeks tõmmata, et need 5 minuse poisid siis nagu... Vaene laps, ema kahetseb. Mis osa ta sellest kahetseb? Ei, selles mõttes, et see oli lihtsalt nii vaevarikas, see on täiesti arusaadav ja mõtle ise, eks, et sul on veel kõik need ajavahed ja asjad ja siis sa oled kuskil Jaapanis oma aastase lapsega, come on. Loodan, et ta seal Jaapanis ei seksinud siis. Sa seda... Sissejuhatus mussi ei võndki. Mis asi see siin käis siin taustaks? Terve aja oli alguses. Ma veel mõtlesin, et üsna viletsen seega. Ma ei kuulnud. Mul ei ole ka aega, kogu aeg on nii kiire, nii palju peab tegema. Kas võib hakata nüüd muusikat kuulama? No põhimõtteliselt võib. Ja me kuulame Eesti ja mitte Eesti muusikat ja hinded anname 1-10 ja Eesti lugu on tavaliselt esimene. Tõmban traati sinu liinile, ainult vaikus enam ammu meie klubides. Kõlgun linnas otsin sind vitriinide, taevas püsib pilvine. Ma see konis sinu kohvitassi sees, ma see hobi, mis sult lõpuks röövib inimlikkuse. Kui ma laval saunas täies pikkuses, välja sirutan su ees, võtlen sulle liikluses, suren mingi rumad šlaagerklappides, auto all, oi ei.
kas ma olen sinu kõrvalistme pints, muusika su kõrvadele sinu välisukse link. Tühistasin tuuri, et saaks olla täna suga siin. Indiga ei jää ära ja kui üle eladki, Nemad on Siim Poieng ja Eik ning värske singel Süles lilli. Siim, kuidas meeldis? Mingisuguseid kitarri efekti blokke kasutati seal, mida ma ei ole ammu Eesti indis kuulnud, ka välismaises. Oi, tegelikult, sorry, ma ei tea, mis välismaises indis nii väga praegu toimub, aga Eesti omas ei ole seda lainetavat soundi võib-olla isegi üldse kuulnud. Väga kena oli see. Eik võikski võib-olla pigem üldse niimoodi laulja olla ja mitte see etleja. Vähemalt minu jaoks sobib see paremini ja Siim Poiengiga on neil nii sarnase tämbriga see vokaal, et kui ei teaks, siis võiks vabalt öelda, et see üks sama inimene oli seal mikrofoni taga, mis on minu arvates selliste duettide puhul või lugude puhul, kus on mitu inimest laulmas, aga need kõlavad nii sarnaselt, et justkui üks inimene on tore efekt, annab toreda sellise arusaamatuse sellele kuulamisele juurde, aga nii-öelda, kuidas ta mulle üleüldiselt meeldis, siis vist nagu nii väga midagi kaasa võtta ei ole, uut ja huvitavat, lihtsalt toredasti tehtud sümpaatse meeleoluga, kena meloodiaga indie looke. 6 punkti. Margus, kas Eiki järgmine album tuleb teie alt? Ei tule. Aga miks? Populaarne poiss? Ta on tiksu all. No, mis siis, et ta tiksu all on? Ei no, eks me räägime ja vaatame, mis saab. Ei, mulle ka alguses kuulasin, et vau, et Eigu parim lugu äkki. Aga siis kuidagi poole pealt ma väsisin ära, aga äkki see on minu probleem, sest et ma kunagi noores põlves kuulasin liiga palju indit, et see nagu väga ei tõmba mind kaasa, see, millest Siim rääkis, need efektid ja sounded ja lainetamine, et see ei kandnud mind nagu lõpuni välja. Aga Eik on muidu väga tore poiss ja paneme talle siis sellest, et ta on tore poiss 7 punkti. 7, mida sa üldse kuulad tänapäeval? Demosid. Ei, ma tegelikult mõtlesin, et sul nagu plaadifirma kõrvalt jääb niisama ka muusikat kuulata aega. Mulle meeldib see nii mõelda, et mulle jääb aega. Mul on kodus on selline süsteem, et mul on plaadiriiul ja ükski plaat sinna riiulisse enne ei jõua, kui ma olen selle reaalselt kodus peale pannud. Ja nüüd mul see riiul või see sektor kodust, kus on plaadid, mida ma ei ole veel kuulanud, see on varsti sama suur nagu see plaadiriiul. Üha taevas, kõriselt. Okei, see oli väike liialdus. Aga no selles mõttes, et neid on ikkagi arvestatav harv. Ja ta riivab pilku ja häirib koduseid. Oi, ja aga no veel ise endale, siis on midagi teed ikkagi valesti, kui sul ei ole aega selleks. No ma äkki ei peaks siis tegema seda plaadifirmat. Või siis on teine asi, et ikkagi ei ole nii väga huvi. Ei noh, nagu huvi on, aga eks tegemist on, vaata, sul on nagu lapsed ka väiksed ja tead ise ju seda asja.
teame. ja kui sul lapsed tahavad kuulata K-pop Demon Huntersit samal ajal, siis sa ei saa panna peale mingit vahvat uut indit. Jaa, isegi mitte vana. Merit, sul on Siim Puiengist vist raske objektiivselt rääkida või mul on selline tunne, et nad nagu sõbrad või? Ükskord ma iga juhul nägin, et te istusite niimoodi rõõmsalt naeratasite. Kus kohas? Miks mina midagi ei mäleta? Paavlis. see kõlab nagu oleks mingisugust kossi ka natuke. Ma ei mäleta sellest midagi. Ma ei ole temaga ammu... Selle kossip, kus koha pealt see kossip on? Ma lihtsalt nägin. Ma tegin nalja. Ma ei ole temaga puutunud ammu kokku. Jah, nüüd on see koht, kus ma pean mõtlema, et kus see sõbrapiir läheb ja siis kus tuttava piir algab või vastupidi. Aga ei, ma saan väga objektiivselt, ma arvan, rääkida sellest. Aga ma pean ütlema, et mul on ka see indimeel on aastatega ära kulutatud, sest sai ka mingil hetkel rohkem seda kuulatud ja liiga palju isegi, et selles mõttes, et sellise minekuga lugusid on ikka ette tulnud ja päris palju, aga selles mõttes, et kui võtta nagu nii Siim Puiengi kui Eigi, kuidas me käänname? Eigu looming, siis see võib-olla... On ka või? Eigu või? Olgu. Raulumuusika. Minu arust on ikkagi Raul. Siimu. No ma olin sinna jõudmas, et Siimi muusika. Siimi. Hiiumaal on üks artist Siimi. Aga kui ma võtan kõrvale siia Eigu loomingu ja Siim Puiengi loomingu, siis mulle tegelikult see nende ühine selline harmooniline koostöö võib-olla sobib neist variantidest kõige enam. Ja ütleme, et see on võib-olla ülehinnatud, et sul need artistid, kes koostööd teevad, peavad olema võimalikult kontrastsed. Mulle siin väga sobis, et nad kuidagi ühte sulansid selline väga kaunis, ma kasutaks Valneri sõna sulnis, sümbioos tekkis nende vahel ja Eik on siin intervjuudus palju rääkinud, kuidas talle ikka punk ja skoone meeldib. Ma natuke nagu seda allhoovust tajusin siin ka ja see oli sümpaatsem kui see võib-olla, mida ta seal täispikkal albumil üritas teha, kus oli rohkem surutud ja punnitatud, et siin ta kuidagi kujunes välja või avaldus kuidagi neutraalsemalt või orgaanilisemalt. Et jah, meeldisid ka need sellised ilusad sündi ja kitarrimaastikud, mis seal palju õhku oli ja selles mõttes üllatavalt päikseline lugu siia novembrisse. Aga üldiselt ütleme niimoodi, kui mina alustasin muusika ajakirjaniku karjääri või tegevust aastal 1992, siis Tartus olid sellised bändid nagu The Claymakers, kes tegid beat-muusikat ja Speculative Rock and Roll band, kes tegid rock and roll muusikat. Nad tegid 60-ndate muusikat seal 90-ndate aastate alguses, nad olid väga populaarsed siis seal Tartu tudengskeenel ja möllasid ringi. Paljudest neist said siiani mängivad väga tähtsates bändides pilli, aga kui ma oleks neid ka siis hinnanud kui uus äge põnev muusik, tegelikult nad teevad sama vana muusikat praegu, eks ole ju võrreldes sellega kui Claymakers ja Speculative Rock and Roll band 90-ndate alguses. Et naljakas, et puhas totaalne retro, et osad noored armastavad alati seda retrot teha ja tegelevadki sellega ja teised noored lähevad riskima kaljudelt, alla hüppama, digitaalset plärinat kiskuma maailma. Siis ainuke asi, mis on kaljult alla hüppama, on digitaalne plärin või? Aga okei. Ma ei jõua kõike ära nimetada siin praegu. Kas Siim, see tundus sulle retro või? See oli puhas retro tegelikult. Puhas retro. See oli nii retro veel, kui retro olla annab. Ja ma võib-olla sellest seda nagu tasuks alati meeles hoida tegelikult, et see on retro. Aga jah, ma ei tea, nad avasid üksteist natuke huvitavamalt, kui nad võib-olla üksikartistina on seda teinud minu jaoks ja või kanaliseerisid mingisuguseid asju
mida võib-olla mulle tundub, et äkki alla surunud, et nende muusikalised siuksed südamed liiguvad võib-olla sinna poole, kes on üritanud midagi muud teha, et võib-olla sinna suunda siis hoida. See ei tähenda muidugi, et see retro ei ole. Ei tähenda, ma ei vaielenudki. Okei, paned 7 või? See oli 7 minut küll. Ja 7 on kirjas, see teeb kokku 20, Siim Poeng ja Eik ning Süles Lilli. Memory fails me, names and faces blur. There is only after or before. Am I so different? Have I changed? I do not recognize my face. The scar fades, but pulls inside, tugging at me all the time, chewing on a feeling, spitting it out, crouched in a ball gown, anxious and ashamed, the vague humiliations of fate. I do not find worthiness and virtue. I no longer try to be good. It didn't keep me safe like you told me that it would. So come on, tear me wide open, a terrible gift. Let the chorus console me, sympathy magic, and the light coming in the window just so, and the wind through my fingers, the only God that I know. And it does not want me on my knees to believe. Head high, arms wide, aching, 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 and alive, and alive. So I don't have to be worthy. I no longer try to be good. It didn't keep me safe like you told me that it would. So come on, tear me wide open till I'm losing my mind, till I cannot contain it. La 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 la. So come on, I can take it. Give me everything you got. What else? What else? What else? What else? So come on, I can take it. Give me everything you got. What else? What else? What else? What else? Sympathy magic, sympathy magic. Come on, I can take it. Sympathy magic, sympathy magic. Come on, I can take it. Sympathy magic, sympathy See on Florence and the Machine ja nende värske Sympathy Magic. Merit, see Florence ja The Machine on meeletult populaarne, ma saan aru. Seleta mulle. Miks? Mulle tundub, et ta on Taylor Swift
inimestele, kes tahavad mõelda, et nende maitse on natuke alternatiivsem. Taylor Swifti, ma saan aru, kuulavad väga paljud inimesed. Ehk siis normaalsed, enamus inimesed on normaalsed. Vist. Või kõik inimesed on normaalsed. Keeruline küsimus, oleneb kust vaatame. Aga ta on populaarne olnud minu arust seal juba vist nüüdseks 15 aastat või millal see esimene album tuli, kus oli see single Dog Days Are Over, vist oli see kõige populaarsem. Minust jääb sinna 2010 aega. Aga jah, ma ei tea, ma kuulasin see albumi läbi üks päev, aga mitte midagi sellest tegelikult ei mäleta, välja arvatud see, et kui see lugu käima läks, siis ma sain aru, et ma olen seda kuskil kuulnud. See Florence Welch on vist jah ta nimi, et natuke tüütu see, et ta on selles samas karakteris ikka veel või seda sama lugu räägib endiselt, mis ta rääkis selles 15 aastat tagasi ilmunud albumil. Et mulle jälle tundub, et nagu mind tahetakse tirida mingisse nostalgiasse, kus ma tegelikult ei taha olla, sest see muusika ka ju tegelikult see lugu ei niimoodi kunstilises mõttes ei erinenud minu arust kuidagi sellest, mis nad tollal tegid ja see lugu, mis ta räägib, tundub ka olevat ikkagi, et selle sama ma ei tea, sama asja veeretamisena, et raske sealt midagi uut leida. Mulle meeldis natuke agressiivsem trumm seal, mis mulle ei meeldi, oli see lõpu, see sündi raiumine, ma ei tea, kas oli vist sündiga tehtud või? Et kuidagi ja see nagu vorm nii epiline, aga siis see sisu ju tegelikult minust ei tundnud sellega kaasa või nagu sellele epilisusele võib-olla rõhumine ongi see, mis inimestes mingi selle suure emotsiooni tekitab ja selle kiindumuse ka loob. Ma kujutaks ette, et see kuskil festivali suurlavadel töötabki hästi sellistel festivalidel, kus need headlinerid on, et võib öelda siis peavoolu indie-staarid, aga ma ei tea, nagu suur, aga samas nagu nii mitte midagi ütlev. Ma ei tea, 5 äkki või? 5 it is. Margus? Mis seal on see vahe, et kui ta tuli 15 aastat tagasi, et siis ta oli ka teatraalne artist. Aga siis tal olid mingid veitsa catchimad hitid ja siis ta oli tabelites kuskil kõrgemal ka, aga ta vist ei ole tänasel päeval kaugeltki enam nii populaarne, kui ta siis oli. Ma ei tea, see lugu minu jaoks oli nagu põhimõtteliselt algusest peale, see oli nii tüütult nagu punnitatud teatraalsus, siuke et paneme kuskilt veel midagi juurde, oleme siin veel hullemad. Ma ei tea, selles mõttes, et ma olin juba suht alguses päris väsinud sellest loost ja see lõpuosa, mis sa siin mainisid, see ajas mind pigem naerma, see tõi mind sinna tagasi sisse. Et see oli nagu juba tobe naljakas seal lõpus. Ma ei tea, ma ei ole nii helde, ma olen 3. Ja sellise vokaalse ulatusega artiste on siin vahepeal tekkinud juurde, kes teevad seda veits põnevamalt ka. Ma ei tea, see Anna von Hauswolfi album, ta laulab ka sellisest diapasoonis ja see on hoopis põnevam. Ja. Siim, kas sina ka püüad põgeneda, kui sa näed kirja Florence plus the Machine? Tahad peitu minna? No sellest suurest indie-festivalist, millest Merit rääkis, seal kindlasti kohe jookseks võimalikult kaugele. Merit nimetas, et see võiks seal suurel indie-festival töötada, mõtlesin, kohutav, kui see oleks kuskil festivalil esinemas. Ma arvan, et kui tema seal esineks festivalil, võib-olla ta oleks ka päris suures kirjas seal plakatil, see oleks minu jaoks nagu hea põhjus öelda, et ma ei lähe sinna, kui sõbrad tahavad mind kutsuda. Ma olen praegu mõnusalt tigedas tujud, ma saan aru, et see ongi õige see kriitiku tuju. Võtta eelmise nädala saates sa mängisid seda Rosalie lugu, kus oli London Sinfonietaga ja siis ma siin aasisin
nagu kõva mees kunagi, et et kas see on siis nüüd tuleviku muusika ja palun väga näod, tundub, et olemegi selle võitlemas selle AI-ga siin kõvasti ja tahame, et ikka pressiks välja see päris värk ja lähme teeme kõik ooperit ja suurvorme, oleme suursugused, paneme sümfoonilisest juurde, kohutav jama. Palun tehke mulle AI-ga võimalikult hulle sitta räppi ja mul on nagu elu hea ja ma näen, et ma olen ikkagi kuidagi tulevikus, mitte mind ei taheta vedida kuhugi, kus ma pean jube viisakas kogu aeg olema ja niimoodi oi, see on muusika. Kõige hullem ma vist praegu sain aru, ma ei ole varem sellele Florence'i häälele eriti tähelepanu pööranud, aga siin tema vokaalis saavad kokku kaks minu arvates, tähendab normaalsemal päeval ma räägin sellest leplikumalt, aga praegu ma ütlen, et kaks jubedamat naislauljat, keda ma tean, üks on see Kanada alkohoolik Jennifer Rush, pool oli tema häält ja siis teine on see Pretendersi laulja Chrissy Hind. Tema sa oled loll peast. Nende Chrissy Hind on kohutav. Mine õudne hääl. Appi. Ma ei suuda taluda. Sa oled segamini midagi. Ei. Ma ei kannata Chrissy Hindi häält. Chrissy Hindil on mingi kaks väga head lugu. Ma räägin ta vokaalist ja tal ei ole ühtegi head lugu. On muidugi, ma võin sulle lasta nüüd. Sa oled nagu see poemüüja, kurat. Mis poemüüja? Ma räägin sulle, mis poemüüja sa oled. Ma räägin, mis poemüüja sa oled. Beat me või? Ei, ma olin kuskil poes või niimoodi, siis müüja seal, ma ei tea, kas ta mängis arvuti või mis, või raadio ühesõnaga ja hakkas tulema Pretendersi lugu. Algas see, läks ruttu pööras ära, sest ta tahtis mingit juustu kuulata. See võisin mina küll olla. Siis ma vaatasin, kuule lõpeta ära, Chrissy Hind on, ma ei ole ta fänn mitte ühegi kandi pealt, tal on super hääl. Ja sa nüüd panid selle kooliõpetajaga ühte punti Chrissy Hindi, häbi sul olgu. Ei ole mul häbi. Sul on ikka tõesti halb päev. Ma olen väga uhke praegu. Uhke ja loll. Ei, Chrissy Hind on okei siin, trust me. Pretender, kui sa näed kuskil plaadipoes seda, et siin on Pretendersi plaadid, ma lähen kaugele sellest, kuigi Prints on seal lähedal. Mina vaatan Pretendersi plaati, tead kuidas või? No. Õudselt tahaks osta, aga seal ei ole häid lugusid peal. No millest sa räägid? Aga sest tal on need paar head lugu ja ma võin sulle neid lasta ja sa ütled ka, et need on head, kui sa lülitad selle oma selle rumaluse väiksemaks natuke. Või eelarvamused. Ei, Chrissy Hindil sa teed kindlasti praegu liiga. Rosel. Kas sa Anni Lennoksit ka vihkad? Ei. Miks sa teda ei vihka? Sellepärast, et temal on... Mis tema sulle head teinud on? Ta on tema hääl on okei, kuigi lapsepõlves mul oli alguses sellega probleeme, aga enam kindlasti ei ole, aga Chrissy Hindi häälega mul lapsepõlvest saadik siiani probleeme. Wow. Ja nii, et kui Roselie sai mu käest eelmine ajal 2 minu arust. 3 andsid? Ei. 3 panid? 3. Siis mina olen siia kirja pannud 1 ja kui sa tahad sellele rohkem panna, siis ma olen nõus muutma selle numbri 8. 1. Praegu ma olen 1, jah? Väga hea. Ma ei saa aru, millest rääkisid. Sellest ma rääkisingi, et ma kartsin, et sa tahad seda, ma olin ammu 1 kirja pannud. Ja. No, mis sa siis hakkad kohe vaidlema jälle? Kõva saade. Florence plus the Machine, Symphony Magic, vaatame, üke maagiline sümpaatia pursa tuli sellest 1 Siimult, 3 tuli Marguselt ja tubli 5 Meritilt.
ansambel Meelik, pala pealkirjaga Jõhker püss, värskelt albumilt Töö pealkiri, sulgudes. Siim, peaaegu sama hea kui Genialistid või? Ja selline Meelik oli ju koolibänd ja sellise koolibändi vaimuga nende muusikaga on, kusjuures veel minu koolibänd, kuigi nad tegutsesid seal siis, kui mind seal enam koolis ei olnud. Ega sa vist ei oleks lasknud nüüd seal tegutseda. Su jooksurekord oli siis ka veel üleval seal. Kui nemad esinesid või? Seda ma ei tea, nii hästi ei ole ma kõikide asjadega kursis. Aga selline, täpselt selline ehtne biorokk ja millele on siis kõvasti kas pikantsust või šmekki juurde antud sellega, et kõik laulud on kuidagi seksuaalse teemaga. No see peaks ju sulle väga meeldima. See on minu arvates super, aga selline koolirokki vorm lihtsalt ei ole minu arvates seksikas iseenesest. See nagu see on koolis ju põhiseks ongi ju. Räägi sellest pigemalt. Sul oli koolis põhiseks või? Koolis ei tohi seksida üldse. Raul. Ei vasta või? Okei, ja ei see selline tore peo rock'n'roll, nagu ka genialistide muusika, see ei ole lihtsalt erootiline eriti, absoluutselt ei ole. Ta ongi selline aula vibe ikkagi, või sa juba seksisid aulas või kus? Võimles. Ja õigemini selle loo kõige suurem viga. Minu arust on Meelikul olnud ka lugusid, mis on minu arvates sellised normaalsed tutsakad lood. Ilus sõna. Ja millele ma võin kuidagi allagi, aga siis on see käik, see peamine käik, mis kohe sisse vaatas ja seda kriipis terve selle loo aja. See oli minu jaoks talumatu. Nad on üsna plööri, ei ole? Nad on plööri moodi, ei ole? Jaa, aga võib-olla on, aga nendes kidrakäikudes neil on kõvasti mingisugust plööri. Hästi varane plöör. Oi, kullakesed. Varane plöör oli täitsa okei. Oli küll, jah. Aga siis, kui nad hakkasid tegema neid lugusid. Aga siis läks jälle asi paremaks. See on see plöör. See on kõige kehvem aja plöör. Ei ole või? See oli kõige kehvem aja plöör või? Mina nagu olen... Ma olen varem ka nagu... Mis plöör sul on tätoveeritud, mis aja? Mis mõttes, mis aja? Mis era plööri sa omale tätoveerisid? Siis kui 13 välja tuli. Okei. Ei, mulle meeldis see There's no other way. See oli algus. Aga see käik oli... Ma olen intervjueerinud plööri. Keda neist? Väga õnnetult. Damon Albani ja siis seda kitaristi. Miks õnnetult? Nad olid kartsid, et mingi hirmus ida-eurooplane. Küsis muidugi nii lolle küsimusi, täiesti hämmastavalt. Mis sa küsisid? Nemad intervjueerisid sind või? Ei, miks nad poleks peal mind intervjueerima? Sina küsisid lolle küsimusi? Jaa, täitsa. Mul on siiamaani häbi. Teinekord, kui mul on natuke liiga... olen heatujuline ja mõtlen endast hästi, siis ma mõtlen selle peale, mis küsimusi ma plöörilt küsisin ja siis on jälle normaalselt halb olnud. See oli Rock-Summeri ajal? See oli Rock-Summeri ajal. Ühesõnaga see käik mul oli lihtsalt absoluutselt ei sobi. Ma ütlen, mis lollust ma näiteks küsisin. Jaa, ma tahaks kuulda. Ma ütlesin Damon Albanile, et miks sa laulad nagu David Bowie? Ja sest, et ma tulsin intonatsioon, kas saad aru?
ja siis hakkas Damon Albarn rääkima, et jaa, aga see on tegelikult selline traditsioon, Bowie oli ka selle traditsiooni kandja, et see oli nagu tegelikult nagu see on nagu 50-ndate stiilis laulmine, et et see ei olnud tegelikult ainult tema, eks, et sina, eks ju, pead seda, eks ju, Bowie omaks, aga see tegelikult ei ole Bowie oma, et see on nagu siuke briti traditsioon. Inimene vastas muidugi väga normaalselt. Jätsid selle vastuse sisse või? Ta oleks nüüd vastata, et me mõlemad laulame inglise keeles. Küsija on ikka hämmastav loll. Kus see ilmus see Intex? Ma ei mäletagi, et ma seda... Saab lugeda kuskilt, Muusikus või hommikulehes või? Ei tea. Sa ei julgenud avaldada seda? Ei tea midagi. Ühesõnaga, ma proovin lõpetada seda lauset, mida ma olen 3 korda alustanud, et see käik... Tead see, kui ma veel viimast korda räägin sel teemal, see oli kusjuures päris huvitav, see oli see Blur'i pressikonverents, kuhu ei tulnud põhimõtteliselt mitte keegi. Siis nad ei olnud siis mitte keegi ei tea, mis kuradi bänd see, neil oli Modern Life is Rubbish just siis ilmunud. Ja seda olid kõik kohad, need Londonis olid seinad täis graffitid seda, tegid müügikampaaniat. Suure aplombiga ja siis tuleb üks loll ida-eurooplane küsib, et miks te laulate nagu David Bowie? Siim läheb uuele katse. Millest sa rääkida? Ma proovisin seda käiku panna sellesse näiteks tantsumuusikasse, siis see muutus veel jubedamaks. Proovisin mingite teiste soundidega see ette kujutada, siis lihtsalt see käik on olemuselt halb, ütleme nii, et on halb. Ma panen 4 punkti. 4. Margus, kas Meelikut, küsin jälle selle lolli küsimuse, kas ansambel Meelik laulab nagu David Bowie? Ei laula. Ta laulab eesti keeles ju. Mis sa küsisid siis, Raul? Kas pukiks või mis pukiksid? Ei pukiks. Ei võtaks oma talli Meelikut? Kui saaks bookingu ka, siis võtaks. Okei, ehk siis 360 leping, ainult siis. Äkki sa seletad kuulajatele, mis asi on 360 leping, mõned siin teavad, mõned ei tea, selles mõttes, et iseenesest, kui sul ei tee tüli, see on iseenesest jaa, 360 leping on siis, hõlmab endas põhimõtteliselt kogu seda muusikabusinessi ringi, ehk siis salvestatud muusika, fonogramm, artisti esinemised, merchandise ja nipet-näpet sinna vahele veel. Ühesõnaga, et sa annad täisteenuse, et sa oled põhimõtteliselt nagu agentuur. Kas artistid annavad hea meelega selle õiguse ära? See jälle sõltub artistist, aga väga paljudele on see kasuks tulnud, eriti kui me räägime siin kurbade uudiste kontekstis. Et tihtipeale võib-olla noor artist on nõus esinema 200 euro eest, aga meie käest on võimalik teda ju osta ka 2500 euro eest, näiteks. Et siin ongi nagu see, inimesel on alati ennast raskem müüa, kui seda teeb keegi teine, kui seda teeb professionaal. Okei, aga professionaalina ka siis nüüd, kuidas hindad Meeliku lugu Jõhker püss? Jaa. Ma mõtlesin korra, et ma ütlen, et Meelikul on paremaid lugusid. Aga kas ma hinde võin panna või? Jaa, et ja ei räägi või? Sul on ööp on natuke nagu sõber või? Ei ole. Okay. Ei, me tere ütleme, selles mõttes, et... No, kes siis nööbile tere? Me ei vihka teineteist. Ja sa loodad, et see suhe püsiks. Aga kas ta ei ole seal bändis üldse põhimees ju? No. Kas mitte Meelik ei ole põhimees seal bändis? Ma ei tea. Ma tegelikult ma ei tea. Ma igaks juhuks ei võta sõna, jah. Ta on põhi atraktsioon vist küll, kui nii sobib meestest rääkida. Aga huumor muusikas, nende puhul on see ikkagi hästi oluline, eks ole? Naljarokk. Kurvad uudised. Teil on meil kurb muusika. Meil on kurb ja tõsine muusika ainult. Aga ma ei tea, naljarokk. No selles mõttes, et ma väga vabandan, aga näiteks teie üks põhi müügiartikleid on ikkagi naljabänd, puhas kuldne trio ju. Nad laulavad oma elust. Neil on päriselt naljakas elu. Kuldne trio laulis nõukogude inimese elust, mis sul nüüd vaatad, kurgid sulle. Ja nemad laulavad siis tänapäeva noorte elust või
osade noorte elust. Mina olen Robert. Tom. Ja osad noored käivad ju kirikus, nemad ei kuula triibupastet. Jaa. Aga mine tea, äkki kuulavad. Kirikusse minnes ja kirikust tulles. Aga paned ikkagi 5 või? Ei pane. Ma panen 4. Aga sellest, suva. Ei, no ütleski, et sa ei kuulnud, kuidas inimene ütles või? Et võib-olla panen inde ära, et peaks rääkima, tahaks endiselt nööbile tere. Ei, me võime nüüd edasi ei öelnud. Sina rääkisid seda. Ma tõlkisin ära lihtsalt selle piiliku, ma tegin inimesele elu lihtsam. Ta pani mulle sõnad suhu ja ma neelsin alla. Suhu, issand jumal. Ja ma tahan Nöpile tere öelda ja Meelikule ka. 4. Neid on 4 seal bändis ka vist. No, et igaüks sai punkti. Palju õnne. Nii helde oli. Maksimum. Jah, mu esimene mõte oli, et kas jälle üks bänd, kelle muusikasse on punki hakanud imbuma ja koos nende sõnadega ma mõtlesin oma peas veel, et see on siuke pano-punk. Nii, räägime, kui enne oli vaja rääkida, mis on 360 kraadi, siis nüüd oleks vaja teada Lädramus, panopunk. Mis on panopunk? No selles mõttes, et need tiirased sõnad koos selle ülases kenes vist keegi nagu ei pano. Seal ei ole ju panopunki üldse. Ei, ma mõtlesin, see ei ole kuidagi seotud ülasega. Okei, see punk ma lihtsalt panin 2 sõna kokku. Villu ei ole ka tea, mis panopungi mees või on? Enam vist mitte. See on rohkem nagu jõuluvana. Antikommunismi. Aga see käik, millest Siim üritas meid 4 korda rääkida ja lõpuks siis sai räägitud ka, ma ei pannud kohe tähele nüüd, see kõlas nagu puhkpill kohati mu jaoks, aga ma ei suutnud ära otsustada, kas see nagu mu peal töötab või mitte. See on ju päris hästi produtseeritud. Jah, viisakas. Aga see käik nagu kandis seda lugu mõnes mõttes või ta oli see, mis hoidis mind selle juures, sest üldiselt nagu ma ei tea, see Meeliku muusika ka on selline natuke sinna samasse kanti minev, mida ma seal Florence and the Machine'i puhul rääkisin, et alternatiivne muusika sellisele keskmisele normaalsele jutumärkides inimesele, et lõbus peobänd, olen ka vist ühe korra äkki livel olnud, inimesed tantsivad, elavad kaasa, mida võib-olla siis paremate bändide puhul ei näe alati. Ja nad on ise, tundub, et naudivad, mis nad teevad. Selles mõttes, et mis on sümpaatne, on see, et ikkagi suhteliselt toredalt Lõdva Randmega seda tehtud, et seal on olemas tegemise rõõm ja samas nagu mingisugune oma idee ja kontsept, mis võib-olla on see huumori poole pealt nagu ei köida liiga palju, aga ilmselgelt töötab mingi hulga inimeste ja auditooriumi pea. Oota, aga mis selle Nöpi varasema bändi nimi oli? Tenfold Rabbit. Tenfold Rabbit. See oli bänd ikka või? See oli bänd. See meeldis sulle? See Eesti laulu lugu, mis oli see, ma mäletan, kui ma olin väiksem, siis see läks mulle küll korda kuidagi, aga selles mõttes minust ei saanud fänni sealt. Ei, ma mäletan, et Tenfold Rabbit oli suhteliselt... Primaveral esinesid isegi. Ja siis ma üritasin seda lava üles leida, kus nad esinevad ja ma ei leidnud. Jaa, see Primaveral oli seal teisigi Eesti artiste, see las olla. Neid ei olnud... Okei, ärme räägi. Nii. Nad olid indie bänd. Aga nad olid tegelikult ju üsna heas kirjas ei olnud. Korraliku, sellises folk indie lainet. Et Eesti mõistes väga lahe tase ja nii edasi. Ma ei tea, folk indie on mul alati vastu meelt olnud, algusest peale, sorry. Meelik on parem. Mis Nöppi puutub, siis ma ütleks, et tema võib-olla see karakter on isegi natuke segab selle bändi olemist natukene. Suhteliselt edev inimene. Mina ei pea talle tere ütlema, nüüd ma võin öelda vist nii. Ma ütlen see
kui te kultiveerite seda juttu, muidugi see on naljakas, aga paljud inimesed arvavad, et see nii ongi, mida sa teist saadet naljaga räägid. Et kes? Merit, mida ta rääkis? Ma ei olnud eelmises saates. Davai. Ei, aga räägi. Ma tahan teada. Seda mingid neid tutvusi ja sõprusi ja asju nagu inimesed arvavad, et see ongi päriselt, et ta paneb selle pärast 4 punkti, et tere öelda. Paningi. Aga ja siis lisaks siin mõistlik inimene ärib läbi. Ja kusjuures minul on tunne, et meil ei ole nagu kuulaja nii loll, et ta ei saa aru, kui siin nalja tehakse. Kindlasti on mõni loll ka. Aga no nende 2 lolli pärast ei pea kõik teised kannatama metigi. Või peavad või? Kelle 2? No need 2 lolli, kes aru ei tea. Kes see teine? Ma mõtlesin, me räägime stuudio inimest. Ei, kuulajate seas on ju mingi paar lolli ikka. Aga olgu tervitatud nemad ka. No ära ole, et siin jälle pahandad, sa oled nii paganama agressiivne, kuri ja... Sa oled nii hormonaalne, mis tänasi. Hormonaal, mis see tähendab? Hormonaalne, naistele on hormonaalsed kõikumised, Siimul on miski pärast ka täna. Päevad ühes. Noh, teeme veel nalja. Jaa. Teeme. Teinekord võib, me ei pea alati olema nii tõsised. Jaa, jumal tänud, et ei ole tõsised. Elad üle äkki või? Muidu me oleme siin kogu aeg nii tõsised, räägivad siin, nimetavad mingisuguseid stiile, millest tõesti mitte keegi pole kunagi kuulnudki. Kedagi ei huvita ka. Ja ei huvita, mingitest aastaarvudest ja asjadest ükskord lihtsalt nagu võetakse natuke vabamalt, see kohe on pahandamas. Ja. Aga punktid? 4 on mul kirjas. Aga oligi 4? Jah, ma selles mõttes vähemalt... Kokku siis palju? Teeb 12. Küsid naljaka häälega, vastan naljaka häälega. Oleksid normaalse häälega küsin, oleks just normaalselt 12. Küsisid normaalse häälega. Mis mu häälel oli? Meelik Jõhker Püss, 12 punkti. Bluetooth. Yeah. Bluetooth.
Let me transfer you to a customer service representative. One moment, please. Vabandust. See on More Kismet, pala pealkirjaga Bluetooth, kirjutatakse 2 seal keskel. Ja kaasa tegid ka Lunnar ja Küva ja More Kismet on siis nooruka Ameerika artist ja ajalooraamatutesse läheb ta sellega, et on kõige noorem esineja, kes on olnud Lollapaloozal. Kui vana siis? Nüüd on juba 20. Kui vanalt ta seal siis oli? Ei tea. Noorena, kõige nooremana, kes on sinna lavale lubatud. Lunnar ja Küva kohta ma ei oska öelda. Head nimed muidugi. Mõtlesin, kas see on mingi Soome asi. Kui sa need nimed ütlesid. Jah, on küll tõesti. Ei, Küva, tuud tänne. Lunnar ja oda hatu pääst. Okei. Hattu. Kas ring algab minust või? Jaa. See muusikanõunikud miinus praegu. Peaks sellega tegema. Üldse ei räägita midagi. Ainult Raul Mõmiseb mingid üksikuid sõnu. Seda kuulavad need sinu tüüpi vennad, kes seda Mõmina räppend kuulavad. Nüüd ma kuulan seda miinus. See on Mõmis ja midagi ei räägita, et jube hea. Mulle ei meeldi üldse inimkeel, üldse igasugused. Ei meeldi, et aru saab. Jah, see jutt, mida sina siin tavaliselt räägid. Muusikanõunikud miinus, see on hea. Jah, see lugu oli nagu asi või projekt, mis sünnib siis, kui sa omale esimest korda Abletoni alla laed ja hakkad küpsetama seal midagi, aga see glitchcore arvutimuusika, see muidugi on juba pikemat aega mingites nišinurkades ja tegelikult ka kaugemale jõudnud, eks ole. Aga ma ei tea, mul natuke see kõik nii ülevalgustatud, üleküllastunud värvides igale poole vastu pekslev ja samas nagu sihitult tulistav asi natukene käib vastu. Täpselt nagu tänapäeva noored. Tänapäeva noori on erinev. Sihitult hüplevad. Mõned hüppavad väga sihirikult. Aga samas mulle meeldib nagu teravate nurkadega selline muusika meeldib mulle küll, aga ma lihtsalt võib-olla seda vormi mõttes oleks tahtnud, et see kuhugi nagu terviklikumasse kohta jõuab, et ta natuke oli selline tükkide üksteise otsa lükkamine, aga võib-olla päris ideeta, et kuhu see kõik välja võiks jõuda. Kohati mõjus nagu siukse, ta võiks töötada kuskil, ma ei tea, heliinstallatsiooni või mingisuguse kaasaegse kunsti teose kõrval või taustal või kompanjon tööna. Kompanjon on nii halb sõna. Jah, ei ole väga eesti keeles. Jah, keeruline nagu tundeid kokku pakkida isegi selle loo osas, aga ma sellise teravuse või nagu, et ta ikkagi lõikas mingis mõttes ikka mõtetesse, selle eest võime talle kuus panna. 6. Margus, ära pahanda, aga ma küsin jälle, kui selline demo jõuaks sulle töölauale, kui sa seal kontoris istud, et kuidas suhtud? Tänastest lugudest oli ju kõige põnevam, ma olin nagu lõpuni kuulasin huviga, aga jah, suht segane värk, sama palju tundeid tekkis, nagu seal vist neid samplinguid kokku oli. Aga pigem nagu siukene, et ütleks selle peale, kui see jõuab mu lauale, et kas siit võib veel asja saada. Teeks veel sellega midagi. Ma ei tea, samas nagu raske on öelda selle kohta, et see oli poolik, mõtle, kui nad veel sellega midagi teevad, siis see läheb. Aga jah, ma ei teagi. Kuidagi oli nagu kõige põnevam täna, aga vist kõige rohkem punkte ka ei anna sellele. Teagi, ma veits segaduses. Ma ei olnud valmis selleks looks praegu. Mõtlesin sinu ja Siimu suhte peale. Ja siis tuli järsku siuke lugu ja siis ma mõtlesin, et see on
et äkki see ongi teie suhe. Mul on tunne, et Siimule see lugu väga meeldis. Talle meeldib noorte muusika, see oli digitaalne seal Kaljuserval. AI muusika. AI muusika ärplemine ja siis, et seal on üks must kutt pildi peal. Ega see oligi lahe selle loo puhul, et see ärples. Ja. See mulle meeldiski. Aga ma ei tea, ma panen selle eest 6 talle. Kas 6 on kõige suurem punktisumma tänases saates? Mina olen 1-7 pannud. Õige. Kellele? Ojengile ja Eikile. See Merit rääkis, et see lugu oli justkui sihitu ja ei teadnud, kuhu ta välja jõuda tahab. Aga see ongi selle muusika eesmärk. See ongi täpselt see, mida ta püüdis teha, sind kogu aeg nagu eksitada selles, et kuhu ta sind viib ja kuhu ta välja jõuda tahab. Selle muusika efekt ongi selles, et sa oled selles ründavate helide risus kogu aeg sees ja sa ei tea täpselt, kust see järgmine sutsakas tuleb. Aga ta oli suhteliselt staatiline selles kõiges. Minu meelest ka see oli etteaimatav. Ja, täpselt sellele tahtsingi jõuda, et omas vallas oli ta tegelikult väga nagu tasane, taltsutatud ja iseenesest nagu loogiliselt kogu aeg kulgev, et on et kui ma oleks seda sorti muusika selline püsikuulaja või fanaatiline kuulaja, siis ma ilmselt nõuaksin just sellist, et mis oleks veel rohkem segamini hullumeelsem ja nagu põnevamate soundidega. Siin oli need soundid kostusid ikkagi nii tavalised, kui veel vähegi saab. Ainukene nagu huvitav asi oli see naise sample seal lihtsalt ülejäänud oli kuuldud, nähtud, tehtud. Ma ei tea muidugi, mis EDM-i spetsialist seal võib öelda, et võib-olla tõesti kuuleb, et seal on ta seal oma arvutiprogrammides midagi väga kõvasti keeranud, üle põnevaks, et oi, kuidas ta selle soundi sai, aga minu jaoks mitte. Aga muidu ma selle loo leidsin sealt Spotify sellest mainstream soovitab nimekirjast, et see oligi siuke mainstream, mis seal kõrval on siis kõik need teised. See Skrillexi tänavune album, olete kuulanud seda? Fuck you, Skrillex. You think you're Andy Warhol, but you're not. Ja see on tal tund aega, umbes seda sorti musa, aga see oli aprillis. See eelmine nädal mängisid eelmise aasta lugu. ja seal Skrillexi seal tunni aasest tal peaaegu ei kordu mitte midagi seal. Ta kogu aeg väänab kuhugi mujale. Selle plaadi viga on ka see, et seal on palju neid minu jaoks nagu koledaid, nõmedaid neid sound, aga üldiselt see, kuidas ta tund aega lihtsalt mitte midagi ei kordu ja kogu aeg ta prõmmib ja nõelab, see on mõnus. Aga mingis mõttes see läheb sinna hüperpopi suunasse, aga seal on juba see ootus, et ta võiks olla rajum, ettearvamatum ja on sellises vallas üldse mingid ettearvamatuid asju praegu või? Selles hyperpopis ja nii edasi. Kindlasti on. Ei, sa oled kuulnud või sa lihtsalt loodad, et on? Oled sa kuulnud? Ma olen kindel, et on. Ma tähendab, ma praegu viimasel ajal on mul nii kiire olnud, et kui ma näen, et see lugu tuleb ette, kuna mul ei ole seda otseselt vaja, siis ma lähen järgmise juurde. Panen ka 6. Jah, 6 oli kirjas. See oli siis More Kismet koos Lunnar ja Küvaga ja Bluetooth 18 punkti. Lahedad nimed. On küll jah, kõigil täitsa okei nimed. Meil on veel kiiruga aega rääkida üritustest, mida me soovitame. Mina saan aru, et tulid Florian Vaali, Von Krahli ja tema väikse abilise siis etendusele tulid. Lisaetendus tuli, jah, tulid piletid, et selles mõttes siis on nagu põhjus soovitada, et soovitan. Mina soovitan ka. Seda sama üritust ja soovitame siis Kraftwerki ka juba siia otsa, sest Kraftwerk tuleb ka kohe. Mina soovitan ainult seda Floriani.
Ma saan aru jah, sest sina oled, eks ju, oma firma ori. Kraftwerkile ärge minge. Selles ja suvel ärge minge mobile ka, minge seal 5 – kontsert. Muusikanõunik miinus, seal on need üritused, kuhu me ei soovita minna. Nii, Siim või siis Merit on teil... Toimub brausimine hetkel. Mul on brausitud, ma soovin 21. november Paavli kultuurivabrik, oli vabrik on küll. Fabrikus on sündmus nimega Rebel to Rebel, ma ei tea, kas see päris uus sari või mitte, aga sinna tuleb esinema Kongo Näti. Manakooli džungli tüüp. Jah. Oli omal ajal väga oluline. 21. november. Vaatame nüüd kõike siis Meriti poole nüüd niimoodi pingsalt. Võime nii ka need sponsorid ära tänada. Ja me täname siis, loomulikult täname meie sponsorid. Siimul on hästi lahedad tossud. Siim kannab kusjuures Converse ja sellepärast me ka Converse ma tahtsin enam küsida, Siim, et kas need on sul vahetusjalanõud, et need olid nii puhtad, need valged tossud sul? Vaata, asi on selles, et see tänu isegi nende tossudele ta vaatab, kuhu ta astub, ta muidu paneb ju otse, eks ju. Kui tal oleks mingid muud jalanõud, ta oleks nagu mingisugune 3-aastane laps, kes plätsardab igal pool ringi. Kuule, tuleb porisena koju. Oh my god. Praegu mul võtsin telefoni lahti, vaadatud, mis kell on. No nii. Ja siuke Spotify saadab mulle notification, et Spotify messages are here. Sulle alles nüüd tulid. Kuulge, mul on seda Spotify koolitust vaja. Ma läksin ka nüüd, tulin sinna Spotify'sse tagasi pärast, ma ei tea, kui pika aastat. Miks? Sest ma nagu tahtsin vaheldust ja mul teil häiris, sest Tidal vahepeal ei tööda nii nagu peab, seal tihti ei olnud ka mingeid asju, mida ma tahtsin ja ma olen täiesti hullumas sellest kuradi Spotify'st. Kaasa arvatud see samane, kuna mul oli hästi kiire see eelmine saade, seda ma vaatasin, et okei, väga hea, Tyler, The Creatori uus album, panin sealt, ma isegi seda soovitas, ta näitas mulle uued albumid. Aga ma vaatasin midagi valesti, siis mul on ka see, et ma guugeldan, ühesõnaga otsin siit midagi. Siis mul hakkavad seal tulema mingi kuradi soovitab mulle mingi glitšeerikuid ja mäkse. Kuidas siuke jura välja saab lülitada? Nad teavad, mis sulle meeldib. Nad ei tea seda, kuidas seda välja saab lülitada. See on jah vastik. Nad paneb selle lokaalse järgi. Ma räägin, kus see välja käib, õpetage nüüd, sest et mul... Oma viga, et eestlane oled. Jaa, aga Tidalis neil meeldis, et ma olen eestlane, sest nad ei soovitanud mulle mingit asja, mis... Seal Tidalis ei teagi, kus Eesti on. Ma ei tohi näha seda. See on vastik seal Spotify. Seda ei saa ära või? Ma ei ole tegelenud sellega, aga ma olen, alguses käis väga närv, nüüd ma olen ära harjunud ja vaatan, mis ta nagu päriselt mulle välja otsib. Kunagi algusaegadel oli see, et sa said loobuda nendest soovitustest, minu meelest. Ma ei tea, kas enam on. Ei, seda saab praegu ka teha, jah, aga kui sa searchi paned ja siis vaata, kui sa searchi paned, siis ta kohe hakkab kuvama need erinevaid asju. Aga miks sa, Raul, siis searchid seda glitšeerikut ja Maxi? Ma ei searchi, sellest asi ongi. Ma olen neid mänginud siin saates, siis tal võib-olla jäi meelde, et ma olen nagu fänn. Aga see ei tähenda, et ta peab mulle, kui ma searchin mingisugust Charles Mansonit, eks ju. Ma ei tea, tahtsin öelda midagi kõigi hirmsamat. Ma ei tea, Aga siis, et see algoritm sulle paremaid asju pakuks, siis päev läbi searchi mingeid lahedaid asju kogu aeg. Päriselt või? Niimoodi saab siis sellest saatanast jagu üha taevas. On ikka. Tegin nalja, ära tee seda. Aga proovi ikka, ma arvan. Mul on tunne, et mingi lokaalne junn on külge pandud seal. Sa pead oma riiki seal vahetama võib-olla. Seda ei saa seal teha. Võib-olla keel ära vahetada. No, mis keeleks? Jaapani. Jah. Läti. Jah, Läti. Meil on 14. november, siis ma soovitan täna õhtul terminali minna. Seal on Dewey koos Mesabi SG-ga. Pole vist terminali üritusi soovitan, nii et sobib küll. Hästi. Meil oli külas Margus Varusk, tahtsin öelda uutest uudistest, aga kurvadest uudistest. Palun vabandust, Margus. Mis meelel see keelel, eks ole. Margus Lepa uutest. Margus Lepa uutistest. Ja samuti ka kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor. On sul hea meel, et ma nüüd siin selle kriitikuks nimetasin?
ja mina olen saatejuht Raul Saaremets. Loomulikult, nagu öeldud, täname meie toetajaid, Muusikalinn Tallinn ja Converse Eesti ja kui tahad meid toetada, tee näiteks plaadifirmana. Ma tahan ka neid tosse saada. Teate, kus meie uks on, tulge koputage. Converse tossud on hästi ilusad. On ju? Aga tegelikult nagu ilma naljata on ju ilust. Aitäh, Converse, et Siimu riida panite. Ja me oleme tagasi nädala pärast, siis tõenäoliselt juba korralikult maganuna ja ei lõõbi siin nii palju. Sest et Siimule ei meeldi, minule isiklikult meeldib, aga me oleme siingi ikkagi Siimu majas siin, et siin me ei tohi nagu niisama nalja teha, et ta ei ole eriline huumor inimene. Ja niimoodi ta on, selle jube raske.